Nii on 10. september aasta 2024. Ma tulin elektritõuksiga lootuses, et oleks äkki ilma olnud sellised soodsad, et saab saarele minna ja on. Et seda tõestuseks on need samad inimesed, kes on jalgrattaga läinud sinna saare peale. Nemad kõnnivad. Ma vaatan, äkki ma saan lihtsalt ka rattaga sõites sinna. Muidugi selleks, et Pandi saarele minna, tuleb ületada veel selline tõke, takistus, mis pole nii lihtne 26-kilose tõuksiga, aga siiski mitte võimatu. Proovime sõita edasi natukene. No sõidab. Väga vaevaliselt jalakäija kiirusel saan edasi, aga väga aeglaselt. Aga suurem osa siiski on lihtsalt käe kõrvalt talutanud tõuksi. See on väga kivine. Aga Pandi saar on tõuksiga parem ja mõtlen, mis ma edasi tegema hakkan. Hästi soe ilma. See oli üks põhjustaks, miks tulla just siia. Statiiv on mul nüüd rohujuure tasandil sel põhjusel, et lihtsalt tuul ajaks seda kohe selle statiivi uppi. Ühtlasi on see hea proovikivi taaskord minu mikrile, selline tuuline ilm. Tõuksiga jah, ikkagi on kuna on lühikene lõigukene ainult siia saarele, siuke väikest kitsast maariba mööda. Jumal tänatud, et sedagi oli. Aga jah, see kitsas maariba on siukene kivine ja kruusane ja ei ole lihtne tulnud. Pandi saar on lihtsalt siukene, ta on lihtsalt salapärane selles mõttes just, et ta ongi selline poolsaare moodi saar Tallinna külje all. Ja täna on siin päris mitmed inimesed mööda käinud, võib-olla käivad veel. Nii et, aga sellest ei maksa lasta häirida. Et mina seekord siis lõket siin ei tee. Ma ei tea, kas siin üldse oleks nagu võimalik praegu lõket teha, kui on nõnda tuuline ilm. Et võib-olla lihtsalt kuskil varjus, tuulevarjus mingi nurgakene on siin saare peal madalamal. Aga ma arvan, et see ei ole väga edukas. Vaata, kas ma üldse gaasigagi saan seda praadi küpsetada. Sellega on nüüd see teema, et praadimiseks võiks olla väikene tuli, aga kui ilm on nii tuuline, siis võib selle ära puhuda. Vaatame, eks näeb. On ennegi olnud selliseid kordi, kus ma kuulen küll, et pahinal tuleb gaasi välja, aga ma ei saa aru, eriti valges ei saa üldse aru, et kas seal tuli on all või mitte. Kui käsi hoiad juures, siis sa saad aru, et on kuum. Ja on olnud tõesti juhtumid, kus lihtsalt terve gaasipudel purk on tühjaks läinud, ilma et ma oleks saanud üldse enda vett keema. See on sama põletiga. Ma arvan, mis tahes gaasipõletiga, millel ei ole mingisugust spets tuuletõket, on selline probleem. No vaat. Ma ei tea, kas ma midagi räägiks juurde ka juttu. Jah. Selline mõte oli, et küsida hea vaataja sinu käest arvamust või mõtteid matkapoodide koha pealt. Mis kogemused teil on matkapoodidega Eestis? Et mida teie näete ühe või teise poe juures heade omadustena?
või kui näiteks mida teie tahaks neid omadusi ei ole, siis mis need oleksid, mis te tahaksite kogeda kliendina, kas siis kliendi teeninduse koha pealt või siis ka näiteks tootevaliku koha pealt, mis on teie tunne, et kas need Eesti matkapoed, kus te olete käinud, oi kui lahe, üks tegi selle lohe surfilauaga, ta tegi nagu salto, see oli nagu väga äge. Ma nägin esimest korda elus midagi sellist, see oli tõesti väga lahe. Ehk siis, kas see tootevalik rahuldab teid, mis on Eesti matkapoodides? Või mida te tahaksite, et oleks rohkem või mida te üldse ei tahaks, et mis tundub nagu teie jaoks nagu ülearune matkavarustuse kaupluses? Et mind täitsa huvitab teie arvamus. Minu kogemus, ega ma ütlen, ma ei ole Eestis nii palju käinud igal pool matkapoodides, olen ikka mõningates suuremates, aga ja ütleme niimoodi, lihtsalt mööda vilksamisi olen ma käinud loomulikult, ma arvan, enamikest matkapoodidest, ja võib-olla mingi väikse pisikese asja ostnud, aga just, et nagu püsivalt nagu mingi kundena olnud, olen ma võib-olla jah, et nagu matkasport, kuna ma seal praegu töötan, kuigi ma olin vahepeal ka 3 kuud matkamaailmas tööl ja minu jaoks oli see väga põnev selles mõttes nagu näha, kui erinevalt saavad poed toimida ja see oli täitsa äge, minu meelest hästi mõnus kogemus olla vahelduses ka teiseks poes. Aga praegu ma tagasi matkaspordis, ehk siis nende poe kaupade valikuga ma olen tuttavam, ta on ostetud nii matkamaailmast kui ka matkaspordist päris palju, matkaspordist rohkem, aga ikkagi matkamaailmast ka väga-väga palju. Ja minu meelest matkamaailmas on ka väga hea varustus. Nende standardid, mis mina olen endale seadnud matkavarustuse puhul, minu matkade jaoks on nad väga head. Aga jälle hästi kõrgel hüppab üks selle saltot ei teinud seekord, aga lohega, ma ei tea, kuidas neid nimetatakse. Kus on see selline nagu langevari ja siis selle surfilauaga, hästi kõrgele läks. Huvitav, kui siukse tugev tuulega, kas sellega võimalik kuskile, ma ei tea, päris taevasse ka minna või? Näed jälle. Mingi 5 meetrit küll võis olla praegu. Aga jaa, laske käia. Ega ma ei teagi, kas midagi rohkem on väga rääkida. Sest ma arvan, et see vast ei ole nii, teid võib-olla ennast väga ei huvita see, et mis on minu jaoks oluline või matkavarustuse juures. Ütleme lihtsalt nagu, need matku võib olla ju väga erinevaid. Matkasport võib olla rohkem tuntud kui sellise, ütleme aktiivse, tempoka matka varustuse tootja võid edasi müüa, aga samas reaalselt on ka ronimisvarustust ja on ka lihtsalt vaba aja veetmise jaoks üht-teist kalastusvarustust isegi Ülemiste kaupluses. Ja minu jaoks, mina tegelen eelkõige jalgsi matkaga, jalgrattamatkadega teinekord, siis ma olen selle jaoks otsinud endale varustust. Vahemärkusena, et see vorstik mõnusasti, ta läheb just parajalt soojaks, ma arvan, just see tuul võimaldab seda, et see temperatuur ei lähe nii ruttu kuumaks ja see vorstik saab sinna vaiksema tuulega küpseda, nii et igati okei. Kuigi see gaasikulu võib olla palju suurem kui muidu. Ehk siis jah, minu jaoks on eelkõige need valdkonnad olulised, mis olulised, kust mina vaatan üldse, ma väga harva satun kas kuskil jahipauna näiteks Tallinnas või vahel siiski, sest tegelikult seal on ka väga palju varustust, mis ei ole tingimata jahi või kalastusega seotud, nagu seal paljuski see varustus on. Et see varustus on seal ka ikkagi nagu laiema pindsem.
mõeldud ka teistele, välja arvatud jahimeestele. Decathlonis olen käinud ühe korra ainult ja sealt ma arvan, ma leiaks küll seal üht-teist, sest see on ju palju soodsam varustus siin Tallinna külje all. Aga suurem osa varustusest on pigem niisugune mitte nii, võib-olla jah, võib-olla tõesti ma ootan matkavarustusest natukene enamat või noh, et ma olen valmis lihtsalt tegema suurema investeeringu. Vau, jälle tegi salto, või kuidas öelda, lihtsalt jalad ülespoole. Ma ei tea, ma korraks keeran. Ma ei saa keerata sellepärast, et ma panin statiivi, panin pulkadega maa külge, et ta püsiks üldse maa küljes. Et ei saa näidata teile, kui ägedaid trikke nad teevad siin. No, siia tullagi kas või vaatama seda vaatemängu siin. Täitsa küüft. Jah, et ühesõnaga ma militaarvarustust väga ei osta, kuigi mõtlen, et väga mitmed asjad, mis on militaarselt just mõeldud ja mida mina kunagi kasutamaks tõenäoliselt ei hakka sellel otstarbel, olema leidnud kasutust siiski mõningaid militaar esemetel, mis on vajalikud ka muidu matkates. Näiteks minu jaoks on hästi huvitav, mul ei ole seda küll veel, aga selline pivikott, üks Carinthia või mis ta nimi oli, mis oli niisugune jällegi kallima otsa pivikott Gore-Tex membraaniga. Tundub niisugune hästi põnev asi, mida iha läks, aga lihtsalt praegu enam ei lähe nii lihtsasti raha tuulde loopima selliste asjade peale lihtsalt seepärast, et ma tahaks väga, sest raha vaja rohkem lugeda võrreldes varasemalt aastatega. Ehk siis ma ei hakkaks kunagi seda kasutama sellele otstarbel, nagu see kott on lihtsalt mõeldud mingi snaiperitele ja kellele ta veel seal võib olla mõeldud. Või siis jah, jahimeestele seal kuskil valves olles. Aga tema eelis on lihtsalt see, et on Gore-Tex membraaniga, ta ei ole mingi suvaline, mingi materjal, mis ei hinga, vaid ta ikkagi peaks vähemalt, ma ei tea, kui hästi ta hingab, aga igal juhul kindlasti paremini kui need tavalised pivikotid, mis on tehtud sellisest materjalist, mis ei lase küll vett sisse, see on ju väga oluline, see ongi väga oluline, et see märjaks ei saaks, varustus märjaks ei saaks, magamiskott ja aga samas, et ta hingaks, et ei tekiks seda kondentsi sisse, mis on tüüpiline probleem nende sellist laadi kottide puhul, pivikottide puhul. Need Gore-Texi omad maksab jällegi oluliselt kordades rohkem kui need tavalised sellised soodsad mõnekümne eurosed lahendused. No vaat, militaarvarustust või ma ei tea. Kalastusvarustus mul ei ole vist mitte midagi, ma ei kujutate, mis ma olen üsna võõras kalastuse teemade suhtes, et seal mul ei ole ühtegi asja, mis ma oskaks mõelda endale välja, et mul võiks matkal vaja, tavalisel matkal. Aga ma ei käi ainult nendes Tallinna suuremates poodides, ma käin, kui ma satun kuskile mujal teise linna, Valgas näiteks, ma olen maininud ka seda ühes videos vähemalt, et on niisugune pood, mille nimi ongi pood, kus on tehtud nii äge, see on küll jahi ja kalastustarvete kauplus, aga ta on põhimõtteliselt midagi sarnast nagu jahipaund, seal on ikkagi asju, mis panevad ka tavalise matka ja silmad kilama, et on väga häid, väga kvaliteetseid brände. Ja teistes linnades ja kui satun kuskile teise kohta, näiteks Rootsi nüüd viimane kord, samamoodi käisin matkapoest läbi, see oli küll tegelikult täiesti juhuslik, aga kui ma näen matkapoodi, siis ma tõenäoliselt sinna sisse ka astun. Ehk siis Rootsis oli see Fjällräveni suure valikuga kauplus oli üks Uppsalas. Aga jah,
see jutt on mul üsna laiale valgu, sest ega ma väga ei tea, mis selle point on. Ühesõnaga lihtsalt tahtsin tutvustada, et või nagu, mis minu jaoks, kuidas mina näen või mis on minu jaoks nagu ütleme just selle tootevaliku poole pealt nagu üldse, kust ma pihta hakkan, kus ma hakkan midagi otsima, mis laadi kauplustest. Loomulikult on võib-olla klienditeenindus ka ikkagi, võib-olla isegi ka kliendina ma ikkagi mõni asi nagu väga häirib mind kliendina. Näiteks see, kui mulle väga ruttu tullakse juurde ja hakatakse mulle abi pakkuma ja nagu sumisetakse külje all niimoodi, et ma ei saa ise nagu oma mõtetele keskenduda, nagu ma peaksin nagu justkui nagu teise mõttelõnga järgi kuidagi ise hakkama mõtlema. Ma ei taha seda. Ma lihtsalt keeldun. Ma lihtsalt lähen poest välja kohe, kui ma mäletan, et ma ei taha seda poe nime nimetada. Kunagi ma ostsin ühe tolmuime ühes kaupluses Tallinnas ja see müüja oli hästi enesekindel. Et ta kindlasti, ma usun, et ta tunneb seda valdkonda, aga ta oli siukene nagu lihtsalt nagu häirivalt kui keegi võtab nagu väga sinu üle kontrolli nagu, et sa oled lihtsalt nagu vahend, sa ei olegi nagu, ütleme nagu klient, vaid sa oled nagu vahend tema suurepärase klienditeeninduse sooritamiseks või nagu, et justkui oi, nüüd eriti ma loodan, et need nöörid segamini ei lähe, kui nad siin mitmekesi sõidavad. Tõesti lahe. Ühesõnaga siukene väga selline juhtiv, selline selgelt, üheselt mingid, see on sinu toode, see sobib sulle. Sellist tüüpi teenindajad kogemusest ma nagu püüan võimalikult eemale hiilida kui võimalik. Ma ostsin tookord selle tolmuime ära, mis ta pakkus, aga see on vist 20 aastat tagasi vist juba ja sellest kogemusest mul piisab sellest, et ma olen vältinud mitte ainult seda konkreetset kauplust, kus ma ostsin, vaid üleüldse kogu selle kaupluste ketti, see on suur kaupluste kett. Lihtsalt selle ühe ja ainsa teeninduskogemuse pärast nagu reaalselt see niimoodi oli. Ma saan nagu ratsionaalselt aru, et see ei tohiks nagu olla ju nii määrav, sest nagu olulisem ikkagi see, et ma saan hea kvaliteetse toote ja ma saan ju minna mõnest teisest kauplusest, mõnest teisest sama ketipoest osta need vajadused, need asjad, kui ma kardan lihtsalt seda sama klienditeeninduskogemust saada. Et see nagu ei tohiks ju olla nagu nii domineeriv, aga reaalselt ta mõjub, nii et ei saa öelda, et see oleks nagu väheoluline. No ta võib-olla ei olekski minu jaoks nii oluline, kui ühesõnaga ma ei oota klienditeenindused mingisugust nagu hiilgavat teenindust, kui ma lähen lihtsalt ostma mingisugust igapäevatoodet või ma arvan, isegi matkatootel puhul ma ikkagi lihtsalt mul on endal mingisugused ootused, mida ma enam-vähem tean, mis tal võiks olla ja suudaks, ma arvan, enamjaolt ikka ise nagu ka välja selgitada selle, et ma ei tingimata ei vaja nii suurt sukast, vähemalt mitte sellist laadi teeninduskogemust, nagu ma olen saanud sellest teisest kauplusest, mis ma mainisin. Ehk siis mõningal määral võib olla mingisuguseid juhiseid või selgitusi. Näed, see vorstikel on juba siin pikk aeg olnud, teda ei ole nagu hullult ära praadinud. Sugugi mitte. Ehk siis, ja. Aga see minu selline ootus klienditeenindusele, sinu oma võib-olla on ja vaataja hoopis teistsugune. Sina võib-olla just ootad, et keegi tuleb ja et sa ei peaks nagu väga palju ise mõtlema, et keegi nagu suudab noppide küsimuste põhjal asjatundlikult sulle sobiva asja nagu välja selekteerida ja sa oled selle teenindusega rahul ja ootad seda, et sa ei taha niivõrd palju ise mõelda ja et see on individuaalne, kahtlemata.
aga mind huvitabki täitsa, mis on sinu ootused kliendi teenindusele? Mis tüüpi klient sina oled? Ja mis on sinu... Oho, näed, nüüd hakkab praadima korralikult. Ma panen korraks selle kinni, sest ma väga palju neid vorste siin ilmselt ei tahagi küpsetada. Sest ma raiskan muidu enda gaasi ära, suurema osa gaasist. Sest oli küllaltki lahti sealt pooleni, vähemalt lahti. Ja pikki minuteid läks mööda ja nüüd alles sai nagu enam-vähem valmis. Ehk siis sina hea vaataja või jälgija, minu grupi jälgija, minu Facebooki, vabandust, mitte Facebooki, YouTube'i kanali jälgija. Ole nii lahke, ja anna teada, millist kogemust sa tahaksid saada, mida sa ei ole veel kogenud, mida sa üldiselt ootad ja mida sa absoluutselt ei oota. Anna sellest ka teada, mis sulle nagu absoluutselt ei meeldi. Millist kliendi kogemust sa ei taha saada. Millist, ma arvan, et ei ole vaja tuua mingi konkreetset näidet sellest halvast teeninduskogemusest tingimata, aga lihtsalt nagu üldiselt ära tuua vähemalt see, et mis laadi kogemused sind väga sulle väga muljet ei avalda. No vaat. Mis ma siin pikalt? Ma arvan, et teemegi lõpu sellele videole. No nii. Lõpp. Ja nüüd tagasi Tallinna poole.